EV100 turundusidee. Ja meie tänane viimane rubriik on turundusdoktori kaasus ja täna jätkame siis meie uut saaterubriiki koostööd Eesti Vabariik 100-ga, kus me siis igal nädalal tutvustame ühte Eesti Vabariik 100-ga seotud üritust või programmi ja arutame koos saatekülalistega, kuidas seda üritust saaksid ettevõtjad ja erinevad organisatsioonid ära kasutada ja selles koostööd teha. Ja tänase loo toovad siis meieni Tartu Ülikooli partnerlusprogrammi juht ja tehnoloogia siirde talituse juhataja Kristel Reib ja Tartu Ülikooli avalike suhete peaspetsialist Kadri Kunnus ja lisaks sellele siis Krista Kulder-Knupp Organic Estoniast aitab seda kommenteerida. Ja lühidalt võttes on siis tegemist projektiga, mille nimi on Miljon pluss ja mille eesmärgiks on luua ühiselt vähemalt 1 miljon eestikeelset Wikipedia artiklit. Ja palun, olge kenad, rääkige nüüd natuke Kadri ja Kristel, kui kaugel see projekt on, mida te teete, kuidas te teha olete plaaninud ja mis on see abi või tugi, mida te tegelikult ootate? Ma võib-olla alustan siis, et praeguse seisuga on Wikipedias umbes 155 000 eestikeelset artiklit, ehk siis 845 000 on puudu. Meil on 4 aastat aega ja see 155 000 ei ole muidugi selle projekti teene, et suur enamus nendest artiklitest on kirjutatud mõnekümne aktivisti poolt, Wikipedia aktivisti poolt, kes siis aastate jooksul on oma muude tööde tegemiste kõrvalt vabatahtlikuna seda teinud. Neid kasutajaid on muidugi rohkem, on palju, kes on ainult ühe või mõne artikli kirjutanud, aga see aktiivgrupp on nagu üsna väike praegu. Ja see meie projekt, miks Tartu Ülikool tuli siia taha ja koos Wikimedia Eestiga tahame koos siis 1 miljoni artiklini eestikeelse Wikipedia viia, on täiesti algusjärgus praegu, me alles emakeelepäeval kuulutame selle välja. Ja see on nüüd kohe praegu, jah? 14. märts, jah, homme täna, kuidas me siis ütleme. Ja et siis saavadki kõik sellega kaasa lüüa ja mida meie omalt poolt pakume, on selline koolituste tugi, konkursid motivatsiooniks ja me otsime kindlasti ka vabatahtlikke aktiviste ja erinevaid partnereid, et siin on hästi palju tegevusi alates automaattõlkest, otsesuhtlusest tudengitega, koolidega, erialasõnavara arendamine, et kõiki neid erinevaid valdkondi me siis üritame katta, et kuidagi see 1 miljon tükkideks võtta ja millestki konkreetsest alustada. Mis need kõige suuremad teemad või teemade plokid on, mida te katta plaanite või kus te tunnete, et seda infot on Wikipedias praegu vähe, võiks olla rohkem? No tegelikult on kõik artiklid oodatud kõikidel teemadel, et see kontseptsioon on selline, et iga inimene võiks leida oma elust mingi sellise teema, millest võiks artikli kirjutada, kas siis lähtuvalt oma hobist või kodukohast või erialast või lihtsalt mingist huvist. Näiteks kui ma kuulasin seda maheteemat, siis ma toksisin sisse Wikipediasse mingisuguseid märksõnu ja vaatasin, et mida on ja mida ei ole ja kas või laiemalt siin sa mainisid turutõrge ja selliseid termineid, pestitsiidid, et neid on väga niimoodi minimaalselt on need artikleid, et ka neid võiks täiendada, et eestlased väga armastavad kasutada Wikipediat, aga me ei tule selle peale, et me võiksime ka ise neid artikleid luua, et siis seda barjääri me tahakski ületada, et see ei ole üldse nii keeruline ja teiselt poolt muidugi laiendada ka seda toimetajate ringi, et mitte kvaliteedis järele anda. Mis see imeretsept siis on? Kuidas te panete need inimesed, kes muidu ainult loevad ja tarbivad seda järsku ise looma? See võiks olla selline missioonitundel põhinev, et kui ma kujutan ette eesti keelt, kultuuri aastakümnete pärast, et see ikkagi oleks alles, et ma leiaksin selle info kvaliteetse põhjaliku eestikeelse ükskõik mis teema kohta, mis mind huvitab, kui ma täna guugeldan, et ma ei läheks selle mingi muukeelse kanali juurde, et see oleks olemas, et ma ise annaksin selle panuse ka sellesse. Ja eks me üritamegi inspireerida just mingisuguste kirjutamistalgutega, Wikipedia häkaton on meil tulemas aprillis, erinevaid üritusi teha, et koos seda kõike teha, et just inimesed saaksid nagu sellest
sellest barjäärist üle, sest tegelikult see ongi väga lihtne ja kindlasti kõigil on midagi, mille kohta nad oskavad materjali koguda, et see Wikipedia artikli loomine ei ole ju selles mõttes ilukirjandus, et ma ei mõtle seda ise välja, vaid ma pean ikkagi viitama ja see peab olema selles mõttes teaduslik või et noh, ta ei ole nagu mu enda välja mõeldud tekst. Ma tahaks korra siin nüüd tõstatada küsimuse, et kuna Wikipedia oli jutuks, siis mina ka seekordse saate toimetamisel või ettevalmistamisel kasutasin Wikipediat, otsisin Organic Estonia, mõtlesin, mis teie kohta kirjutatud oli. Ja siis tulid sinna sellised 4 ruutu, mis ütles, et artikkel on liiga reklaamimaiguline. Muuseas vaata veel ülejäänud 20 eestikeelset reklaamimaigulist artiklit ja kui te kohe seda ära ei paranda, siis kustutame ära. Rääkige palun, missugune see hea Wikipedia artikkel siis olema peab. Mina lugesin tükk aega, mõtlesin, et tuleks appi, teeks vähem reklaammaigulisemaks, aga ma mitte ei saa aru, kas ma pean juurde kirjutama või ära kustutama või mis asja te tahate seal artiklites näha. See oli siis juba ära kustutatud või? Ei, seal on sellised sellised märksõnad tulevad juurde, et need meie tublid toimetajad, kes praegu Wikipedias on aktiivsed, nemad iga kord, kui uus artikkel sisestatakse, siis nad vaatavad neid üle ja kui neil on mingisuguseid kahtlusi või nad arvavad, et seda peaks täiendama, siis nad panevad neid viiteid siia juurde. Ja mina ei ole kindlasti mingi väga professionaalne ja kogenud wikipedist, et ma oleks väga palju artikleid kirjutanud ja ma lähen ise ka kindlasti sinna koolitusele, et milline see ideaalne Wikipedia artikkel peaks olema. Aga mille vastu ma ei tahaks küll kirjutada ja siis näha seda silti, et liiga palju reklaami. Jaa, aga ilmselt see viitab mingisugusele neutraalsusele, et me räägime asjast nii, nagu ta on ja üritame võtta sellise objektiivse vaatenurga, et võib-olla ülivõrd, et sealt ära võtta ja kiidusõnad ära võtta, eks ju, et selleks maandada. Kui sa ütled, et peab teaduslik olema, mis see tähendab? Kas peavad olema viited teadusajakirjadele või kuhu? Mitte teadusajakirjadele, aga teaduslik selles mõttes, et vahel näiteks tudengid nad palju kasutavad Wikipediat, see on esimene vaste, mis tuleb, kui ma mingit infot guugeldan, aga nad ei julgeks ju oma teadustöödes seda Wikipedia artiklit kasutada, sest Wikipedia artikkel on nagu entsüklopeedia artikkel, eks ju, et ta on ikkagi kogum mingitest muudest allikatest ja peaks sellest hirmust ka üle saama, et nagu igasse muusse allikasse sa pead suhtuma kriitiliselt. Aga selles mõttes ma ei taha hirmutada ka selle teadusliku artikliga, et lihtsalt siin peab olema viide sellele, et millele see põhineb, see, mida ma siin väidan, mis see alus on, et siis ta on üks hea Wikipedia artikkel, kui ma saan selle nagu tagasi jälitada nagu selle alginfo juurde, mida siis saaks võib-olla kuskil teaduslikult viidata ka juba. Väga hea. Kristel, kas sina oskad meid aidata selles, missuguseid artikleid te siis ootate? Ma olen Kadriga täiesti nõus sellest, et artiklid, mida me ootame, on seinast seina. Ehk siis tõesti inimesed oma hobidest, oma tööst, oma spetsialiteedist, oma magistritöödest, oma bakalaureuse töödest, oma igapäevasest elust, oma ettevõttest kirjutaksid neid artiklid, et nad oleksid olemas. Ma mõtlesin ise päris alguses küsida selle peale, et kunas te viimati guugeldasite, aga vastus oli siin samas tekstis endas olemas. Reaalsus on see, et guugeldavad ju, see on juba eestikeelne sõna, guugeldama. Et guugeldavad ju tegelikult ka meie lapsed ja lapsed, kes teevad siis algklassides põhikoolis artikleid või referaate endal koolitöödeks, lähevad sinna samma internetti ja kirjutavad, ei lähe ju enam kuskile raamatukokku, ei otsi mingisugusest raamatust mingit viidet, vaid lähevadki internetti ja otsivad seda viidet sealt. Ja reaalsus on ka selles, et kui nad siis satuvad, kui suur on tõenäosus, et nad siis selle 155 000 artikli otsa satuvad, guugeldavad ja otsivad infot ja nad ei saa seda eesti keeles, siis oleme me sunnitud panema nad otsima seda informatsiooni inglise keeles, sest sealne artiklite arv on üle 1 miljoni. Ja seega me teeme enam-vähem koolis juba kohustuslikuks sellest, et me ei saa pakkuda lastele emakeelset haridust, vaid et nad lähevadki ja otsivad seda infot inglise keelest. No ja siis me mõtleme, et issand, kui tore saab keelega samal ajal selgeks. Aga kui nad saavadki oma põhilise informatsiooni sealt ja nad teavad, et see on see koht, kust kohast nad selle informatsiooni kätte saavad, siis me jõuamegi selleni, et aga milleks siis üldse eestikeelne haridus vajalik on?
Kas te tahate öelda seda, et inglise keeles on üle miljoni artikli või kus me nagu praegu positsioneerume üldse oma artiklite arvu poolest võrreldes teiste riikidega? Rääkige natuke, kui kehvad meie siis see 150 000, mis meil seal on, kui kehva see siis on? Kusjuures me ei olegi väga kehvad, minu meelest proportsionaalselt me oleme ka kusagil seal päris kõrge, ma tõesti täpseid numbreid praegu ei oska öelda, aga huvitav ongi see, et kui me proportsionaalselt ei olegi nii kehvad, siis ja eesti keel ka ütleme mahult, eks ju, homme muideks ilmub või õigemini siis emakeelepäeval täna ilmus Postimehes siis Martin Ehala artikkel sellest, kuidas eesti keele grammatikas ei ole tulevikku. Ja siis on tehtud selliseid nalju, et kas keeled, mille grammatikas ei ole tulevikku, kas nendel keeltel ka ei ole tulevikku. Ja siis ta seal argumenteeribki, et kuidas see ei ole üldse nii ja kuidas tegelikult meie keel on üks väga selline huvitav näide ühest väga väiksest keelest, mis toimib ka ikkagi täiesti kõrgetasemelise teaduskeelena, erialakeelena ja selles keeles me lennutame satelliite taevasse ja lahendame ühiskondlikke probleeme, et ikkagi seda mõtet edasi arendada, et see on meie selline harituse, intelligentsi küsimus ka pikemas perspektiivis, et me suudame ennast väljendada enda emakeeles. Ja kui nendest artiklitüüpidest või kategooriatest veel rääkida, siis abiks nii-öelda uuele kirjutajale või toimetajale oleme me koostanud selliseid nimekirju küll, Wikipedias endas on need kategooriad olemas teemade kaupa, seal on valdkondlikult, siis seal on igasugused, ma ei tea, hobid, sport, toit, igasugused sellised erinevad teemad ja seal on kohe näha punasega märksõnad, mille kohta artiklit ei ole. Ja need tekivad ka, üks variant on neid luua automaatselt teiste keelte põhjal, et teistes keeltes mingites kindlates kategooriates on selliste märksõnadega artiklid ja meie keeles ei ole. Ja teine on, et kui inimesed ise neid artikleid siia sisestavad või tegelikult iga kasutaja, kes Wikipediat kasutab, ta võib ära märgistada siin teksti sees toiduainetööstus, selle kohta ei ole artiklit ja panna ta punasena üles ja sealt tekibki see selline nimistu, et mida otsitakse, mida on vaja, mis tundub oluline inimeste jaoks, kes kasutavad Wikipediat. Võib-olla lisaks juurde, et kindlasti ei tohiks ära unustada seda, et kes see koera saba kergitab, kui mitte koer ise, et ka Eesti kohta tulenevaid erinevaid artikleid oleks ju väga kohane järjest lisada ja juurde panna. Ehk siis neid ei saa inglisekeelsest Wikipediast just nii palju vaadata, kui me suudaksime seda ise just nimelt teha. Absoluutselt. Palju inimesi te peate siia protsessi kaasama, et miljon artiklit kätte saada? No siin on... No miljon inimest ei ole see vastuseks, ma saan aru, et te saate mõne inimese ikka panna mitu korda ka kirjutama, kui ta juba selle selgeks saab. Ja arvestades, et selle praeguse mahu on siin, ma arvan, seal võib isegi kokku neid mõni 100 olla neid toimetajaid, kes kogu mahu praegu on kokku kirjutanud, aga me ei saa oodata sellist aktiivsust ja panust nendelt inimestelt, kui on nendel aktivistidel, kes täna on. Aga kindlasti me tahame suurendada vabatahtlike meeskonda toimetajate osas, et mida rohkem hakkab tulema uusi artikleid, seda suuremaks läheb see toimetajate maht, et just eesti keele filoloogid, erialaspetsialistid tuleksid appi ja aitaksid just neid tekste toimetada, et meil jääks ikkagi see kvaliteedi, et me suudaksime tagada kvaliteedi. Ja kindlasti kõik koolid, õpilased ja tudengid on selline hästi konkreetne sihtgrupp meil, kellele me saame läheneda, et Tartu Ülikoolis on siin üks õppeaine, kus 6 aasta jooksul on üliõpilased kirjutanud 1160 artiklit ja neid artikleid on tänaseks vaadatud juba 3,7 miljonit korda. Et see tegelikult näitab, et mis seal 6 aasta jooksul ühe õppeaine jooksul ühes õppeaines võib neid tudengeid olla, et kui me võtame seal keskmine võib-olla mingisugune 30 inimest kursusel õppeaines, see oli väljendusõpetus loodustehnoloogia teaduskonnas, et siin on võib-olla mõnisada inimest, eks ju, kes on kirjutanud need üle 1000 artikli. Et kui leida selline kindel sihtgrupp, näiteks Kristel teeb ettevõtetega koostööd, siis on meil partner Swedbank, koos erialaspetsialistiga koostatakse nimistu, mis teemalisi või mis konkreetseid artikleid selles valdkonnas võiks olla ja siis igaüks saab kirjutada, Swedbanki enda töötajad, majandustudengid, majandusvaldkonna inimesed, vilistlased, kes on sel teemal midagi kunagi koolis õppinud või kirjutanud.
et meil selline üldprintsiip on ikkagi, et see on kõigile, aga arusaadavalt see artikkel peab kvaliteetne olema. Absoluutselt. Mis on see tugi, mida te nüüd ootate ettevõtetelt? Siit juba kuulsime, et ma saan aru, et teil on vaja siis neid ettevõtteid, kes oleksid sellised nagu valdkonna eest teatud määral vastutajad või selgitajad, olen õigesti aru saanud, aga mis veel? No ettevõtted ise saavad ju panustada väga mitmel erineval moel. Ühelt poolt nad võivad alustada ka sellega, et saades meie poolt koolitusi, teevad nad oma suvepäevad Wikipedia artiklite kirjutamise läbi. Ehk siis motiveerida oma enda töötajaid kirjutama Wikipedia artikleid. Olen ennemgi kokku puutunud sellega, et erialaspetsialistid ütlevad, et kasutatakse eestikeelseid terminoloogiat täiesti vägivaldselt. Ehk siis ka need samad erialaspetsialistid kasutavad ühte sedasama objekti kirjelduseks väga paljusid erinevaid termineid. Ja üks nendest asjadest, üks nendest võimalustest, millega me saame siis seda probleemi lahendada, ongi see, et nad lepivad need kokku näiteks Wikipedia platvormi peal. Ehk siis ettevõtted, kes kannavad mingit sõnumit, vastutavad mingisuguse valdkonna eest, tunnevad, et nad on vastutavad selle valdkonna terminoloogia, selle valdkonna hea käekäigu Eestis kõlapinna omamise eest, siis võtavad oma südametunnistuse asjaks sellest, et selle valdkonna terminoloogia oleks korrektne, ilus ja hästi kajastatud. Niiviisi nagu Swedbank praegu võttis enda südameasjaks selle, et majandus, sealhulgas finantssõnavara, oleks just nimelt hästi kirjutatud, et ta oleks olemas kõigile kättesaadav nii üliõpilastele kui ka nende enda töötajatele kui ka tegelikult kogu ühiskonnale. Ja selle peale nad siis algatasid sellise, praegu on ta nimetatud digihariduse konkursiks, aga siis panid välja preemia, mida nad jagavad 2 korda aastas kõige paremini kirjutatud majandusalase Wikipedia artiklile. Väga lahe. Ja miks mitte võiks olla siis teised ettevõtted, kes tunnevad mingile valdkonnale sellist sidet, panna välja sellise preemia, võib-olla toetada hoopistükis seda valdkonda, mis puudutab toimetamist, et kõik selle valdkonna artiklid oleksid väga hästi toimetatud. Võib-olla mõni ettevõte, kes peab oluliseks just näiteks tehisintellekti sündi ja selle arenemist ja toetab hoopistükis seda poolt, mis puudutab automaattõlget ja võimalust suurendada läbi automaattõlke Wikipedia artiklite arvu. See muidugi eeldab ka toimetamist ja kontrolli. Aga alustada saab väga väikesest, alustada saabki sellest, et milles olen mina kõige tugevam. Ja võib-olla mõnes asjas olen ainult mina Eestis kõige tugevam, sest et meid on nii vähe. Ja kirjutadagi sellest oma artikkel. Ja siis kutsuda oma naabrit ja öelda, et aga kuuled, sa oled ju ka milleski väga tugev. Ja kutsuda üles oma naabrit kirjutama sellest artiklit. Ja asi lähebki selleni välja, et suvel mitte ei istu väljas ja ei grilli, vaid kirjutamegi Wikipedia artikleid. No nii, Krista, hakkad kirjutama selle peale või mis mõtted sul tekkisid kuulates? Nii ahvatlev pakkumine. Kuidas ma sellega küll hakkama saan, et minu töös on oluline delegeerimisoskus. Ma arvan, et ma pean abilisi leidma selle. Aga selles mõttes on muidugi õigus, et nädalavahetusel kasutasime Wikipediat lapse kodutöö tegemisel, et teada saada Sloveeniast nii üht-teist eesti keeles. Aga teisest küljest ma kuulsin ka seda, et Horisondi ajakiri on oma kõik numbrid pannud ka digitaliseerinud ja need on nagu kättesaadavad, siis ma nagu mõtlesingi seda, et kui meil on ka erinevad ajakirjad, kes toodavad väga palju erinevaid artikleid ja teadusteemadel eriti just omades ka seda teadussõnavara, et kas neid kuidagi ei integreerita, et kõik jäävad nagu lahku ja sa peadki otsima leidma, et kas sa lähed siis raamatu kokku, otsid materjale või sa otsid Wikipedia kaudu materjale, et kuidas see info siis
liigub või? See võikski olla osa sellest toimetamistööst, ma kujutan ette, et kuskil Horisondi artiklis räägitakse mingist teemast, ma ei tea, Liivi lahte istutatakse tagasi väljasurnud vetikaliike, siis me võtame lahti vetikad, võtame lahti Liivi laht ja siis igal pool me saame viidata sellele Horisondi artiklile, kus inimene saab rohkem taustainfot. Või on seal mingeid konkreetseid lõike, võib-olla midagi on lahti defineeritud või midagi, et siis seda kindlasti saaks ära kasutada. Sest just arvestades seda, kui populaarne on Wikipeedia ja kui esimesena ta tuleb lahti ükskõik, kui ma midagi otsin, siis ta on ka, ütleme, turunduslikus mõttes ja sellises kommunikatiivses mõttes ju väga hea kanal, et eks me peame siin ise ka tuhka pähe raputama, et kas või ka Tartu Ülikooli puudutavad erinevad artiklid võiksid olla palju põhjalikumad ja selle ma võtan küll nagu oma isiklikuks südameasjaks, et igal ühel on, ma arvan, selline üks teema, et mida ta suudab ühe artikli ikka suudab igaüks ära teha, et küll me aitame. No minu mõte läks rändama võib-olla natuke laiemalt, et ühelt poolt, kui me siin rääkisime kooliharidusest ja sa tõid välja ühe üsna spetsiifilise kursuse kõrgharidustasemel, et väga hea, et seda tehakse ja tehakse artikleid siis, mida loetakse. Aga tänases hetkes me võib-olla eeldaks äkki seda, et nad õpivad juba natuke varemases eas need artiklite kirjutamised selgeks, eks ju, et meist on tegelikult murdosa nendest, kes lähevad konkreetselt sinna õppeprogrammi ja selle lõpetavad, küll aga kõik ülejäänud, te tegelikult eeldate ju, et oskaksid ka kirjutada. Et kui võtta eesmärgiks, et iga põhikooli lõpetaja suudab kirjutada ühe artikli ja see on tema selline baas, näitabki tema baasharitust, et ta suudab koostada seda tasakaalustatult, toetudes mingisugustele argumentatsioonidele, siis me võiks sealt ju saada üsna korraliku sellise nagu hariduse kihi, eks ju, et see küll ei aita teid nüüd 4 aasta pärast, aga küll nad suudavad ju 3-4 aastaga üsna palju suudaks kooliharidus seda õpetajateni viia, et see oleks võib-olla nagu mingisugune asi, kus seda ühelt poolt saada mahtu ja teiselt poolt ka tegelikult seda baaskirjaoskust, et see asi sinna taha nagu pidama ei jääks. See väga hästi haakub õppetegevusega ja see Wikipeedia artikkel ongi sisuliselt referaat, et meil on ta lihtsalt ülikoolis, sellepärast oleme ta löönud käima, sest me ise oleme ülikool ja meie jaoks on see ka väga oluline missioon nagu rahvusülikoolina, selle eesti keele kultuuri kandmine. Ja Maaülikoolis näiteks, ma tean, on erialane inglise keel, mis on igale esmakursusele kohustuslik ja seal on üks väga tubli õppejõud, kes ka nagu aitab igal sellel tudengil neid Wikipeedia artikleid teha, aga muidugi koolid on kindlasti üks väga kindel sihtgrupp, et referaat ükskõik mis aines, geograafias, ma ei tea, kunstiajaloos, aga miks mitte ka sellest koduloost ja kodukohast, kui on mingisugune mõisakool või midagi, et kas mingisugused ajaloolised materjale kokku koguda, et see on selline, täpselt selline õpilastele jõukohane töö koostöös õpetajaga ära teha. Ja seal võib olla üks asi see, et kogutakse uut materjali, aga ma kujutan ette, et neid koduloo referaate on ikka ju kirjutatud miljon tõenäoliselt juba praeguseks. Sisse toksida just. Kui keegi neid jaksaks sisse toksida või kuidagi digitaliseerida, siis võiks ju asi kiiremini minna. Teine asi, mis ma mõtlesin ettevõtetega seoses just, et see kuhu mul nagu mõte läks, et meil on siiski tänasel hetkel veel üsna palju selliseid ametikohti, mis ei ole 100% ajast hõivatud. Kus mul ongi mingisugune ooteaeg. Ma ei ütle nüüd, et ma ei tea, inimesed, kes istuvad kõnekeskuses ja peavad teenindama öösiti. Mul tuleb tunnis üks kõne, ülejäänud aja ma üritan teha mida iganes selleks, et ärkvel püsida ja kuidagi enam adekvaatselt sellele ühele kõnele, mis siis tuleb või ei tule see tund, vastata. Ja siis võiks olla ju niisugune artiklite koostamine ja töötamine ja läbilugemine ja võiks olla neil öötöölistel ju täitsa selline tore suhtlusgrupp, et oleks omavahel lõbusam, tekiks artikleid juurde ja võib-olla siis tööandja kuidagi väärtustab ka seda, et inimesed tegelikult harivad ennast oma valdkonnas. Mul hakkas kohe mõte jooksma, nagu on see, kuidas see on korraldatud, et vabatahtlikuks tööks üks päev, et tööandjad saavad, eks ju, teha selle kuidagi, et nad ise maksavad selle kinni, et nende töötaja läheb üheks päevaks, teeb mingit vabatahtlikku tööd.
tööd, et siis võib ju vabalt olla ka, et üks päev aastas sa võid kirjutada Vikipeedia artiklit või minna mingile koolitusele või kuidagi selles suunas liikuda ja tööandja toetab seda, tunnustab ja sa saad oma tööd edasi teha, et see arendab, ma arvan, nii seda töötajat kui on kasulik ka ettevõtjale. Just, et seda võiks natuke sellist süstemaatiliselt just mõelda, et kus meil see vaba inimressurss on, kellel on mingisugune hetk aega, kes võiks siis panustada nagu oma võimekuse. Meil on siin ka mõeldud emeriitprofessorid, väliseestlased, kes kindlasti on väga kogenud mingites valdkondades, kindlasti väga põhjalik uurimustööd teinud, et kõik see teave on kusagil võib-olla nende raamaturiiulites, et see kogu see selline digitaliseerimine ja see, mis juba on kirjutatud, et see jõuaks moodsatesse kanalitesse, mida kasutatakse, et see on, ja siis paar mõtet veel, mida siin veel võib-olla läbi käidud ei ole. Üks on kindlasti see, et võib-olla saate kuidagi ennast teiste EV100 projektidega integreerida, et kui ma vaatan seda, kui palju käib läbi kõikvõimalikke erinevaid teemasid ja kaasamist ja inimesi ja nii edasi, et siin on natuke sellist võib-olla üks teemade ülest lähenemist ka, et kui kõik suudaksid jäädvustada seda, mida nad teevad, kas või selle projekti raames, siis saaks ka üsna korralikult selle ajahetke kaardistatud, eks ju, muidu ühel hetkel hakkab inimestel mälu juba tuhmuma, mis päris täpselt toimus ja mis kellega seotud oli, et võiks ka olla üsna selline nagu teatud määral nagu sümboolne allikas, eks, et miks just nagu praegu. Ja siis loomulikult üks suur edetabel, on ju, kus on siis nagu näha, et kellel mitu tuhat ja missugusel organisatsioonil ja mis jaotuses, et me ikka iga päev saaks kokku lugeda need punktid, et mis levelile me jõudsime ja mitu elu või mitu artiklit me siis nii-öelda nähtavaks tegime. Ja meil seal kodulehel, mis meil on selline poolavalik juba, et meil siin väiksed täpsustused käivad, et me panime selle statistika loenduri siia üles 155 003 artiklit on siis praegu ja siis siin on ka, et pooleli olevaid artikleid, toimetamist ootavad artikleid, et kõike sellist statistikat me saame Vikipeediast välja võtta. Lisaks on meil võrukeelne Vikipeedia, mis on täiesti eraldi keel, need ei lähe sinna miljonisse arvesse, neil on praegu 5000 artiklit ja eesmärk on saada 10 000 siis selle projekti raames. Võtke ette, et kirjutage see miljon enne täis kui eestlased, et vaat siis tuleb eestlased ka oma miljoniga järgi, et ega siin muud moodi ei saa. Just, ja siis kindlasti ettevõtjad, kes saavad ju toetada kõik võimalike nende auhindadega, et keegi, kes oma esimese artikli on teinud, saab Lutsukommi ja keegi, kes siis oma 100. artikli on teinud, saab Kuusi ja see, kes 1000-ni jõuab, siis saab veel millegi, nii et siis meil on kõigil sellised traditsioonilised meened veel kodus olemas, mis näitavad siis koheselt meie sõpradele, kus me Vikipeedia auhinna ja nagu vereannetaja tass, eks ju, et kindlasti kõik need veel tulevad. Just, nii et selles mõttes ma arvan, et siin on võimalust kaasa mõelda ja võib-olla just nimelt seetõttu, et kuna see projekt on alles algamas, siis ma arvan, et see annab ka häid võimalusi ettevõtjatele võib-olla teiega siis ühendust võtta ja koos mõtiskleda, et 4 aastat on üsna pikk aeg ja sellega tegelikult jõuab. Ja igasuguste valdkondade huvilised aktivistid vabatahtlikena, kas või seal samas väliseestlastega suhtlemisel võib-olla on kellelgi väga häid kontakte, kogemusi, et kuidas nendeni kõige paremini jõuda, et siin on kindlasti väga palju, tööpõld on suur. Selge, aga aitäh teile ja edu selle miljonini jõudmisel. Meie hoiame põhjalt, õpime kirjutama ja toimetama ja lööme kaasa. Ma saan aru, palju kirjutama, mitte palju ja hästi kirjutama. Ühe artikli, ma saan aru. Ja kindlasti meie pakume ka välja seda, et kui tõepoolest on siis tulemas teie Vikipeedia koolitused, siis me hea meelega siin Turundusraadios räägiks ka, et kuidas ühte head Vikipeedia artiklit teha. Nii et kõik, kes kuulavad, siis kõik turundajad saaksid ka teada, et mida teha ja mida mitte teha ja kuidas teha ikka nii, et seal edetabelis kugi kõrgele kohale jõuda. Aga aitäh teile saatesse tulemast ja kallid saatekuulajad, kuulake meid taas kord nädala pärast. Ja loomulikult siis võtke lahti Vikipeedia ja nuputage, missuguse sissekande te võiksite esimesena teha, sest esimene samm on kõige olulisem. Aitäh! Sulle meeldis Turundusraadio? Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.